vaatajad, tänane saade on meil metsateemadel. Olen siia kutsunud siis 4 väga toredat missioonirikast inimest, et siis vestelda sellest olukorrast, mis praegu Eesti metsaga meil on. Meie organisatsioon ei ole juhus, et selle nimi on Eesti Metsa Abiks, mis teeb kokku sõna ema. Ise olen ka 2 lapse ema ja väga palju on emasid või isasid. Ja tõesti see mure laste pärast ehk siis pilk, mis on suunatud tulevikku, on meie tegevuse puhul määrav. Üle pika aja metsaseaduse ja lugesin, mis seal siis on. Tema vabas sõnastuses seda ütlen, et mets on ökosüsteem, mis koosneb metsamaast, sellel kasvavast taimestikust ja elavast loomastikust. Ja siis me saame aru, et see, mis puudutab seda metsamaad, see on selline katastri ehk andmebaasi mõiste. Me ei saa ju andmebaasist teha ökosüsteemi. Siis me võime nagu puust ja punaselt öelda, et kui meie raiuks maha kõik Eestimaa metsad, kõik puud, siis meil oleks üle 50% metsasus. Metsa oleks meil üle 50% metsaseaduse järgi. Aga Eestis kehtivad teatavasti ka loodusseadused. Ja nende loodusseaduste põhjal arutades me jõuame teiste protsentidena. Tegelikult statistikas ka oleks need tarvis kätte võtta ja looduse järgi teha need arvutused. Ma olen kasutanud võrdlust, et me praegus käitume nagu käituks lambakasvataja, kes selleks, et oleks mugavam lambalt villa maha võtta, et lammas väga ei rabeleks, siis ta lööb selle lamba maha ja siis saab selle villa kergesti kätte ja ülejäänud selle lihakeha viskab lihtsalt minemist, et tal on turgu, ta oskab müüa ainult seda villa maha. Jah, see on väga suur äri, seal on väga palju huvitatud osapooli. Me ju näeme iga päev, igal pool nii ajalehtedes kui veebiväljaannetes hüppavad meil ette need, et müü oma mets meile, et ära lase seal mädanema minna, et muidu see on nagu vana roostes auto või mis muud kõik võrdlused veel, et see on väga tulus business. Kas siis ma saan õigesti aru, et raha on pannud nagu rattad hästi kiiresti praegu käima, et nagu kodanikkond ei jõua järgi enam? Näiteks kui siin sügisel olid väga-väga halvad ilmad, kuid järjest ja vihma kogu aeg sadas ja metsamehed ise tundsid, et nad ei taha seda palki niimoodi metsast välja vägistada. Üritati kehtestada, paluda riiki, et riik kehtestaks eriolukorra metsades, et nad ei peaks täitma oma lepinguid, ei peaks toimetama mingisugustele ettevõtetele tooret ja riik ei kehtestanud seda eriolukorda. Siis on see väga klassikaline näide meie Eesti metsanduspoliitikast. Riik ei käitunud mitte metsameeste ja ammugi mitte metsa huvides, vaid tööstuse huvides. Aga ma tahan öelda paar kaitsesõna RMK suhtes ka. Nad ei ole selles suhtes vabad otsustama, et need on poliitikud, kes ütlevad, mitu miljonit eurot on vaja järgmisel aastal võtta dividendidena RMK-st välja ja need RMK tublid juhid lähevad ja teevad selle töö lihtsalt ära. Et miks praegu riik siis, nagu me räägime, ei kaitse ei kogukonda, ei metsa ega kodanikke? Sellepärast, et see süsteem on läbi imbunud sellistest inimestest, keda see ei huvita ja kes on selles ahelas, selles toitumisahelas ja neil ei ole mitte mingit vähematki huvi seista riigi elanike huvide eest. See on lihtsalt nii lihtne tõde. No meil Eestis on need asjad, vaated on tibakene jällegi oma nurga all võrreldes muu maailmaga. Esiteks on see, et meie jõudsime peole siis, kui oli käes nõudepesu aeg juba, et me ei saanud ise osa sellest nii heast majanduskasvust, kui said teises maailmasõjas osalenud riigid. Et meile jõudis ta lihtsalt hiljem kätte ja nüüd me üritame seda tohutult kompenseerida ja alateadlikult kompenseerida. Ja 5 aastaga ikkagi 5 rikkama riigi hulka jõuda läbi. See mõjus võimsalt. Et tähendab, kui ma võtan mingid arvud, paneme nad õigesse konteksti ja võrdleme siis. Aga kui seda nii ei teha, siis võib statistikast saada selline demagoogia instrument. Mida on tehtud